See video aitab tõsta põllumajandustootja teadlikkust, milline on parim viis puhitud seemnete ladustamiseks ja käitlemiseks. Nii nagu taimekaitsevahendeid tuleb ka puhitud seemneid hoida kindlas kohas, kättesaamatult lastele ja loomadele. Seemnete hoiuruum peab olema kuiv ja hästi ventileeritud ning neid tuleb hoida eraldi loomasöödast. Lugege ja järgige alati ohutu kasutamise juhendit, mis on seemnetega kaasas või kleebitud seemnete pakendile. Arvestage, et seemnete pakendid võivad olla rasked, seetõttu tuleb neid käidelda ettevaatlikult. Sellega väldite pakendi kahjustamist ning seemnete omavahelisest kokkuhõõrdumisest tekkivat tolmu. Pakendi avamisel ja külvikupunkri täitmisel või tühjendamisel tuleb alati vältida naha otsest kontakti puhitud seemnetega. Selleks kandke kindaid, pikkade varrukatega või kogu keha kaitsvat riietust, respiraatormaski ja küljekaitsega kaitseprille. Soovitused vajalike isikukaitsevahendite kohta leiate seemnepakendi etiketilt. Et võimalikult vähe tekkivat tolmu satuks teie riietele, avage seemnepakendid alati õues ja nii, et tuul puhuks teie selja tagant. Tuule suuna kindlaks määramiseks võite asetada veidi lahtist mulda maapinnale ja jälgida selle liikumise suunda. Võimalusel kasutage ohutusnuga, sest siis on võimalus vigastusteks minimaalne. Seemnepakendid tuleb avada vaid pooleldi, et vähendada seemnetelt tuleva tolmu väljapääsu pakendist. Kui täidate külviku seemnepunkrit puhitud seemnega, jälgige, et tuul puhuks teie selja tagant. Kallake seemned ettevaatlikult punkrisse. Koti põhja kogunenud tolm ei tohi sattuda külvikusse, vaid jääma seemnepakendi põhja. Sellisel moel on tolmu kokkupuude töötajaga või sattumine keskkonda minimaalne. Tolmu sisaldavad seemnekotid koguge hiljem kokku ja utiliseerige vastavalt kohalikele seadustele. Ärge jätke tühje seemnepakendeid kunagi põllule. Levinud probleemiks on ka erinevate pindade ristsaastumine, mida saab korralike hügienivõtetega vältida. Eemaldage ettevaatlikult kaitseprillid ja mask, samuti kindad, et tolm ei satuks teie nahale. Enne traktorisse sisenemist peske hoolikalt käed, et vältida tolmu kandumist kätelt traktorisse, näiteks traktoriroolile ja sealt edasi juba teie autosse, masinaosadele või ka koju. –80% tolmu edasikandumisest toimub käte kaudu, seetõttu hoidke käed puhtad. Ristsaastumise vältimiseks tuleb ära võetud isikukaitsevahendid koguda transportimiseks eraldi kotti ja viia utiliseerimisse või puhastusse. Ärge külvake puhitud seemet suure tuulega, sest nii võib tekkiv tolm kanduda edasi soovimatutele pindadele või keskkonda. Vaakumpõhised seemnekülvikud peavad olema varustatud deflektoriga, mis vähendab märkimisväärselt tolmu kogust külviku ümber olevas õhus. Deflektori voolik on ühendatud külviku ventilaatoriga ja juhib seemenditorust tuleva õhu vastu maad. Eraldatuna 2 deflektori vahel vähendab see oluliselt tolmuosakeste kiirust ja paigutab need pinnasesse. On oluline, et väljapääsu ava oleks vähemalt 10–15 cm maapinnast kõrgemal. Külvikule paigaldatud deflektor parandab töökeskkonda, aitab säilitada külvi efektiivsust ja täpsust, vähendab märkimisväärselt keskkonda sattuva tolmu kogust ja sellest põhjustatavat mõju. Et kaitsta linde, imetajaid ja teisi elusolendeid, tuleb puhitud seemned külvata õigele külvisügavusele
eriti külvivagude otstes ning põllunurkades. Pärast külvi koguge järele jäänud puhitud seemned tagasi originaalpakendisse, millel on juhiseid andev toote spetsiifiline informatsioon ohutuks kasutamiseks ja hoiustamiseks. Külviku puhastamisel või hooldamisel kandke sobivaid isikukaitsevahendeid, kindaid, kogu keha kaitsvat riietust, kaitseprille ja pakendil märgitud nõuetekohast kaitsemaski. Järele jäänud tolm ja seemned koguge külvikust kokku tolmuimejaga, millel on HEPA-filter. Veenduge, et kogu külvisepunker saab korralikult tühjaks ja seemnete jääke ei jää maapinnale. Tühjad pakendid ja kokku kogutud jäägid tuleb utiliseerida turvaliselt ja vastavalt kohalikule seadusandlusele. Kui kasutate külviku puhastamiseks vett, veenduge, et pesuvesi saaks kokku kogutud ega satuks kanalisatsiooni või veekogudesse. Kokkuvõtteks. Nõuetekohane ja turvaline hoiustamine on oluline tegur puhitud seemnete kvaliteedi tagamisel ja korraliku tärkamise kindlustamisel. Kasutades sobivaid isikukaitsevahendeid ja pidades kinni headest hügieenitavadest, viite kokkupuute ohu nii iseenda, keskkonna kui ka teiste inimeste jaoks miinimumini. Vaakumkülvikust välja surutav õhk peab olema suunatud õhku maapinna poole suruva deflektori poole ning seeme peab olema külvatud õigele külvisügavusele ja saama mullaga kaetud. Kõige lõpuks hävitage ohutult nii seemnete jäägid ning ka tühjad pakendid. Suhtuge puhitud seemnetesse austusega. See saab tasutud heade saagitulemuste ja turvalise töökeskkonnaga. Täname teid, et leidsite aega vaadata meie videot puhitud seemnete ladustamise, käitlemise ja kasutamise kohta põllumajandusettevõtetes.